Meede 3.9 avati 2005. aastal ja selle meetme põhieesmärk oli siis ikkagi Eesti kalalaevastiku tasakaalu viimine Eesti püügivõimalustega läbi selle, et siis laevastikku, eritraallaevastikku vähendada. Samas oli selles meetmes 2 sellist alasuunda. Esimene alasuund oli kalalaevade sihtotstarbe muutmine, mis siis tähendas seda, et said toetust laevaomanikud, kes oma kalalaeva registrist välja võtsid, need laevad enam kala ei püüdnud, küll aga kasutasid neid mitmed siis õppeasutused oma tegevusteks, mereuurimistöödeks, õppetegevuse arendamiseks. Et see oli üks suund ja teine suund oli siis selgelt kalalaeva utiliseerimine ehk lõikamine siis vanarauaks. Esimese eesmärgina oli ikkagi eelistada neid, kelle puhul sai siis kas riik või mõned õppeasutused uuesti neid laevu kasutada. Et sihtotstarbe muutmine oli selgelt eelistatud ja ka ma usun, et põhjendatult, et need laevad iseenesest täna suures osas on veel tegutsevad ja nendest on kasu teistele inimestele. Ja teiselt poolt utiliseerimiselt eelistasime neid laevu, mille puhul nende omanikud küsisid suhteliselt väiksemat kompensatsiooni oma laeva võimsuse kohta. Võib öelda, et see meede mõjutas kõvasti Eesti kalalaevastiku võimsust, sest tervelt 17% ehk 19 laeva lõpetas püügi. 10 lõigati lihtsalt naelteks, nagu meremehed ütlevad, 9 oli õnnelikum saatus, nagu aktsiaselts Saare Rand kalalaeval Salme. Selle laevaga põhiline töö oli Läänemeres, me kaugemal ei käinud, Lõuna-Baltika ja siis siin Kesk-Baltika. Ja nüüd siis teaduslaevana on siis Soome laht ka nagu kaasa tulnud meile. Laev hakkab vanaks ja mehhanismid hakkavad vanaks jääma. Teise töö peal ta kõlbab, kalalaeva jauks hakkas juba võimsust väheks jääma. Ja kuna ülikoolil oli vajadust, siis sobis väga hästi. Mis reise veel praegu siis teeb Salme? Mis on need sadamad, kuhu te vahetevahel võikate? No põhimõtteliselt on meil nüüd läbi enam-vähem, aga eks nüüd tulebki pikem reis meil sinna Lääne-Eesti saarestiku uurimisreis, nii paarinädalane. Et peaks nagu täna välja minema ja siis 2 nädalat nagu toimetamist seal. Meeskond on ka, mehaanikud on Saaremaalt pärit ja Tüürimees oli Hiiumaalt, ma praegu ei ole kohal. Ja praktikant on ka siis Tallinna tüdruk. Meri hakkas meeldima ja käisin kunagi noorte meremeeste klubis ja sealt edasi Mereakadeemiasse. Jah, et polnudki nagu teist valikut ja võimalust, jah? Võimalusi isegi oli, aga ma ise valisin selle võimaluse. Nüüd hakkate varsti siis kooli lõpetama ja olete saanud kõvasti praktikat teha siin Salme laeval. Seda küll, siin ja teistel laevadel ja siin on olnud rohkemgi võimalusi õppimiseks kui kusagil mujal. Et laev on siiski eriotstarbeline ja kui siin reisilaevadel on kogu aeg üks ja sama tee ja ühed ja samad tegevused, siis siin kogu aeg kõik muutub. Et kogemusi saab rohkem ja töö on vaheldusrikkam. Ta on väga hästi manööverdatav minu meelest, et kui siin ka näiteks mere pealt riivi jääda või siin hästi täpselt konkreetsesse punkti sõita, siis selle laevaga on väga hea sõita, et siin hästi kiiresti saab anda käike edasi-tagasi, kuna tal on pööratavate labadega sõukruvi ja ta reageerib roolile hästi kiiresti ja ta on selles mõttes hästi hea laev, kus õppida. Ta on 262 tonni, pikkus 31,3 meetrit, süvis maksimaalne 3,4 meetrit. Kiirus sõltub suures osas tuulest ja millest iganes, aga nii 8-9 sõlme. Alates selle aasta kevadest oleme siis võtnud Salme kasutusele kui teaduslaeva. Ja see aasta on meil olnud väga palju töid, erinevaid Soome lahes ja natukene ka sinna Hiiumaa kanti, Läänesaarte kanti. Kõige suurem töö sel aastal on
mereõlireostuse varajase avastamise ja prognoositehnoloogia väljaarendamine koostöös siis vastavate firmadega. Ja selle raames oleme käinud siis juba kevadest alates merel ligi 30 päeva. Ja idee on siis selles, et kasutada siis nii satelliitide kui radarite abil mõõdetud merepilte ja nende vahendusel siis avastada nii kiiresti kui võimalik, kui kuskil mingi õlireostus on ja siis meie instituudi poolt välja töötatud mudelite abil siis püüda seda prognoosida, et kuhu see õlireostus võib levida. Loomulikult me ei tegele otse praegu, keegi ei hakka õli merre selle pärast valama, aga siis on võimalik see erinevate optiliste meetoditega siis jälgida, missugune see merepinnakiht täpselt on ja millega ta seotud on. Siis teine rühm töid puudutab toitainete ringlust Soome lahes ja siis seda, et kui me maa pealt jõgede kaudu kas või põllumajanduses toitaineid liiga palju vette laseme, et siis kuhu nad edasi jõuavad meres ja kuidas see meres produktsiooni siis mõjutab, sealhulgas ka näiteks inimvetikate vohamist Soome lahes. Ja kuna meie oleme siis Tehnikaülikooli asutus, siis loomulikult tegeleme ka õppetegevusega ja nüüd sellest aastast siis on võimalik ka tõsisemalt meie magistrante ja doktorante praktiliselt välja õpetada nende meetodite osas, et mida merel on, siis kuidas merd uuritakse just praktiliselt mere välitööde käigus. No kui palju on teadlasi hõivatud selle tegevusega, millest just rääkisite? Instituudis, ma arvan, on üks 10-15 inimest, kes on sel aastal merel käinud ja tegelevad sellega üpris aktiivselt. Et selles mõttes on Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi jaoks laeva omamine küll väga tähtis, et 10 aastat on olnud selline aeg, kus me oleme pidanud alati selliste välitööde jaoks otsima, rentima mingi laeva, mis ei ole spetsiaalselt uuringuteks kohandatud ja siis on alati olnud teatud aeg, mis vajab laeva ettevalmistamiseks ja ei ole nagu oma kodulaeva olnud, et nüüd on siis seis natukene teistsugune. Niisiis võib selle laeva sihtotstarbe muutmise rahalist kulu ehk 9,4 miljonit krooni tegelikult lugeda kui tulevikulist tulu meile kõigile, sest mereäärse riigina peame teadma, kuidas oma Läänemerd hoida ja kaitsta. Teaduslaevana on Salmel teine elu. Tavapäraselt, kui me oleme uurimisreisil, siis on meil siin aparatuuri loomulikult palju rohkem peal ja laboris, aga nüüd see, mis on laevas kogu aeg, on siis selline sondeerimise ja veevõtu kompleks, et siin on üks juba päris legendaarne riistapuu, mis on üle 20 aasta meil olnud kasutuses, mõõdab temperatuuri, soolsust ja rõhku, ehk siis seda sügavust, kui sügaval kogu see kompleks on ja siin on siis sellised veevõtu patomeetrid, mida siis see riist annab siis mööda kaabeltrossi, kui ta on meres, siis otse informatsiooni arvutisse ja sealt on siis läbi juhtimispuldi võimalik siis ükskõik mis sügavusel, kust vaja vett võtta on, siis need pudelid kinni lasta ja see veeproov pinnale võtta ja kõik vajalikud analüüsid teha. See on selline standardne mereuurimise aparatuur ja edasi need proovid lähevad siis laborisse, et praegu analüüsaatorid, millega me siis analüüse teeme, on instituudis, et neid me laevas ei hoia, kui on laev sadamas, sest instituudis on vaja samuti analüüse teha. Aga kellele teie tulemused edasi lähevad? Missugustele ametkondadele või? Osad lähevad otse siis edasi tellijatele, kes siis on huvitatud, et näiteks kui me tegeleme mingisuguse sadama, olgu siis Paldiski, Muuga või ka väiksemate sadamate, Lehtmaa, Naissaare sadama seiretega, siis seal need andmed lähevadki neile. Ja sel aastal oli näiteks üks väga suur töö, mida me tegime Hiiumaa kandis, oli siis seotud selle tuulepargi projektiga, et on plaan rajada avamerre tuulepargid tuulikutega, kus hakata elektrit tootma ja siis need andmed lähevad jällegi sellele tellijale.
aga kui on teadusprojektiga tegu, siis tavapäraselt need tulemused jõuavad kõigepealt teadusartiklitesse ja sealt edasi kindlasti, ütleme, Eestis on siis see ametkond, kes sellise keskkonnaprobleemide vastu huvi tunneb, on kindlasti Keskkonnaministeerium ja kui me õlireostusest räägime, siis kindlasti ka Siseministeerium. Nii et ma usun, et need tulemused kas otseselt või kaudselt jõuavad kindlasti ka nendele ametkondadele.